Nojah, siin on, üks on niisugune vormiline külg, et kui kuidas kommentaaride koostamise, kui see algus peale saab, et siin ju kõigepealt meil kattus ju suuresti, et need inimesed, kes olid oluliselt nende seaduste koostamise juures, need samad siis ju jätkasid kas nii koostajatena kui autoritena, nii et kõigepealt oli see koostajate seltskond, kes siis lepid kokku, olgu me võtame selle koorma enda kanda, niimoodi siis koostajad ise siis on ka ühtlasi osade teemade autorid ja siis tuleb vaadata veel kõrvalt jõudusid juurde, et kes on siis veel autorid, et kui on siis autorite ring on kindlaks määratud ja enam-vähem on ka ju teada, kellele mis teema paremini sobib. No siis tuleb, tavaliselt me tegime niisuguse kommentaaride koostamise juhendi, et oleks vormiliselt ühtne, et kui me kommentaaris näitame alati, mis on kommentaari eesmärk, mis on kohaldamise ala, millised on selle konkreetse kommentaari allikad, nagu ma viitasin, et ega siin ju enamuses ei ole ju peaaegu üldse ei ole selliseid norme või väga vähe, mis on endal välja mõeldud, on kusagilt võetud, et ka kommentaari juures oleks näha, et kus kohalt need normid võetud on, võrdlevalt võib siis neid algallikaid vaadata. Siis on see sisu osa, mis on see kõige tähtsam ja võlaõigusseaduse juures on veel üks kommentaaride tähtsa osa on dispositiivsus. Dispositiivsuse põhimõte tähendab ju seda, et tulenevalt lepinguvabadusest pooled võivad teistmoodi kokku leppida, kui seaduses on sätestatud. Nii, see kehtib meil ju võlaõiguses üldine dispositiivsuse põhimõte, aga teatud juhtudel on piiratud ja nüüd on väga nagu keskne küsimus normide tõlgendamisel on see, aga mis siin on siis nüüd ikkagi, kui on üldine põhimõte see, et sa võid teistmoodi kokku leppida lepinguvabadusest tulenevalt, kui on vastavas sättes kirjas, aga teatud juhtudel siiski ei või, millal ja mida siis ei või, et see on siis, seda tuleb selgitada. Aga kui nüüd niisugune nagu see koostamise juhend on olemas ja nagu üldine nagu vormilised põhimõtted on selged, siis ikkagi siis siin kommentaaride kirjutamise üks peamine põhimõte, mis erineb näiteks teadusliku artikli kirjutamist, on see, et sa pead küll, autor peab selgitama selle kommentaari sisu, aga ta peab arvestama väga palju Riigikohtu praktikaga, ta peab arvestama ka sellega, mida siis teised arvavad, mis see teised on. See tähendab seda, et kommentaaride valmimine tähendab seda, et kui autor kirjutab oma käsikirja valmis, siis sa saadab ju koostajatele, siis koos arutatakse läbi, meil ju kümneid ja kümneid päevi ja nädalaid oleme seda arutamisele ju päevi niimoodi pühendunud. Ja nüüd seal, kui sa teaduslikus artiklis autori kirjutamise võib-olla selle artikli väärtus on eelkõige see, et autor tuleb oma seisukohtadega välja, ta põrmustab Riigikohtu seisukohad ja teiste autorite seisukohad, ütleb mina arvan nii ja ma põhjendan seda niimoodi. Siis kommentaaride puhul tuleb arvestada, see on ikka praktiline käitumisjuhis, et sa kirjutad, autor ikka kirjutab muidugi, mida ta õigeks peab ja kõike niimoodi, aga seda peavad ka teised heaks kiitma, nii et kui autori seisukohad ja koostajate seisukohad alati kokku ei langenud, siis ega meil väga suuri tülisid ei tekkinud, aga siis tuleb kooskõlastada. Sama asi on ka Riigikohtu lahenditega, ei saa kirjutada ju kommentaare niimoodi, isegi kui Riigikohtu lahend ei meeldi, et seda näiteks kritiseerida, öelda, et see on vale või põhjendamatu. Aga mida see praktik peab siis tegema? Ta peab arvestama seda, et kui ta ikkagi läheb kohtusse ja kirjutab menetlusdokumente, siis kohtud juhinduvad ikkagi Riigikohtu lahenditest. Et me väga ka kommentaarides tegelikult nüüd need vastavate normide sisu selgitamisel ikkagi arvestame Riigikohtu lahenditega. Tõsi, kui nüüd mõni lahend tundub tõesti olevat, et seal ikka on väga palju küsitavusi, siis tuleb väga pehmelt öelda, et küsitav on või võib-olla on ka mõelda teine lahend või midagi niimoodi. Aga sa ei saa tulla kuidagi nüüd niimoodi, et ära unustada, et kellele see on kirjutatud ja millise eesmärgil see on kirjutatud praktikutele, eesmärgiga anda tegelikult kirjutada niimoodi, et lugeja leiaks vastuseid konkreetsete kaasuste jaoks. Nii et selles mõttes on suhteliselt tagaplaanil on ka
ka see, et mitte koormata üle paljude viidetega, kuigi me kasutame algallikaid, loeme oma siin ju Eestis avaldatud allikatel ikka teeme viiteid, loeme ka ja kasutame võõrkeelseid allikaid, aga me ei koorma seda teksti kuidagimoodi viidetega väga üle. See on ikkagi praktiline juhis, tõenäoliselt ei hakkagi ükski praktikjurist seda nii lugema, et ma istun nüüd maha ja hakkan kommentaare lugema, tore oleks, kui see nii oleks. Aga ta võtab need kommentaarid kätte, kui ta otsib vastust mingisugusele küsimusele ja nüüd tuleb vaadata, kas ta leiab selle vastuse sellele küsimusele. Nii et jah, kui tulla see küsimuse alguse juurde, et siin autor peab rohkem arvestama selle praktilise vajaduse, Riigikohtu lahendite ja ka teiste arvamustega. Siin on autorid on palju rohkem piiratumad kui lihtsalt oma enda teadusliku artikli kirjutamisele. Kuigi me ikkagi pürgime selle poole, et saaks öelda, et need on teaduslikud kommentaarid.